Kell näitas 15:47 teisipäevase päeva peale, kui ma avastasin, et mu vanemad olid mu elukoha üle otsustanud, ilma et maile midagi öeldud. Mäletan täpselt seda hetke, sest käisin tee peal 3 korda telefoni ekraani juures, veendumaks, et aeg ikka paigas. Pärast kooli olin jäänud vastuvõttu ootama juhendaja kabinetis, kus leegeldas kohaliku armee värbaja tutvustav pabereid ja viivitusega sisseastumise programmi. Midagi keerulist polnud, lihtsalt paberimajandus ja mõned küsimused. Seisin aiasilla ees, kuul, et tähtaeg on paari kuuga käes, lõpetamise pidu koidab juba peaaegu nägemisväljas. Ma ei kavatse olnud põgeneda, vaid lihtsalt ette planeerida. Majale vaadates ei tabanud mind mitte mingisugune hoiatav tõrge. Vanad, tuhmikustunud aknaluugid, 3. aasta tagune uksekrediidikraaps, isa oli tol korral ukse taha parkinud ja süüks pannud postkasti, kõik just nii nagu alati. Pistsin klahvi ukseauki ja pöörasin, aga ei mingit klikki. Katsusin uuesti, aeglasemalt. Ukse lukust ei kostnud vähimatki aruandlust, kuigi klahv istus ülikorralikult. Siis märkasin, ukse kõrval müüriplatsis seisid 3 musta prügikotti sealsamas, täis ja korralikult sõlmitud, mitte ühtki rebenenud kohta, kuis vihahoos pillatud kotid kipuvad olema. Sõnast ja fraasist oli selgelt läbi kumanud kellegi aeglane, planeeritud tegu. Minu talvejope, jooksutossud, vahetunnikontrolli märkmed, see kulunud kapuutsiga 4. kursuse seljakott, kõik mu hommikuses toas olnud asjad. Löök kõlas mu peos, koputasin esialgu vaikselt, siis kõvemini, kui poleks see tühi koputus neid peatunud. Kõnnijäljed kostusid seest, uksava lõi valla nii lai kui isa nägu, ta nägi ettevaatlikult rahulik välja. Oled vana küll, ütles ta tasase häälega. Tahad taga ajada peremehe elustiili? Ole siis peremees. Naersin, aga see polnud nalja pärast. Ajasin käega, mul on täna kodus tööd, mu asjad on siin sees, ta lükkas üht kottidest edasi, see liikus paar sentimeetrit betoonil ja peatus. See ongi su kraam, järgnes ema, seljad risti, suu kitsa joone alla tõmmatud. Oled me ilma selgitusteta värvajatega juttu ajanud, kostus mõrult. Arvad, oled valmis päriseluks? Hea küll, alusta nüüd. Ääremärkusena hoiatasin, et olen alles 17. Peagi saad 18, kõlas isa lihtsalt. Ära tule tagasi ootama, et me su vigu korda teeksime, uks sulgus ning uus lukk lõpsas jõuliselt paika, nii palju heli pole varem kuulnud, kui oled väljaspool. Seisin seal minutipikkuste sekunditega, püüdes uskuda, et uks võib veel meelt muuta. Ei muutnud. Naabrikoera järsk haukumine, mööduva automõirg, maailm ruttas edasi, justkui ei juhtunud midagi. Telefon sumises, kaasõpilase kõne kalkuluse kodutöö kohta. Aku oli kollapsis 4%. Vedasin kotid vastu äärekivi ja istusin alla. Üks tükkitest toppas üle ääre, kets jäi osaliselt nähtavale. Selles hetkes kadus viimnegi lootus, et sõda alles sõda. Nad olid mind selja taha tõuganud, uks lukustati ajal, kui kirjutasin külma sõja ajaloo kokkuvõtet, toas mullitasid paberid, mis olid päevapäeval oma kohalt ära suletud. Katsusin uksekääbidet veel korra, lõppkinnitus oli ühelainus, lukus. Mõni päev varem oli ema mu seljakotis sõbralikult jätnud armee brošüürid tühja ruumi. Nüüd ma teadsin, et see pole enam plaan, vaid pöördumatu. Ta oli laotanud prügisägid köögilaua peale nagu kuriteopaigal kogutud tõendid. Mu isa vaatas mind tõsise pilguga ja küsis, kas ma arvan end olevat liiga hea kutsekõrgkooli jaoks. Vastasin, et vajan struktuuri ja stabiilsust ning mingit võimalust hiljem õppimist finantseerida. Nemad kuulsid selles ärasõitu. Sõjavägi sobib lastele, kellel pole muid valikuid, ütles isa õhtul, kui ma vaikisin. Mul olid valikud olemas, nad ei hõlmanud vaid kodus igavesti tassimist. Nüüd istusin selle maja ees, 3 prügisäkki mu kõrval, telefon suri jõuetult välja. Saatsin emale sõnumi, palun, luban häirida, ma teen vaikset. Mul on vaja vaid üks öö, vastust ei tulnud. Esimese korruse kardinas tekkinud liigutus pani mind kõhklema, kas ema jälgib mind või lihtsalt usub, et ilm on halvenemas. Kardin langes vaikusesse tagasi. Teisel pool tänavat astus postkastide juurest postkasti juurde proua Alvares. Ta vaatas minu prügisäkkidele, uuris siis mind. Oled korras, küsis ta. Noogutasin, aga see polnud tõsi. Sai tundu korras, sama muljet kinnitas tema korteriukse ees seisnud lukustatud kott.
Ta ei küsinud luba, vaid kõndis üle tee ja libistas kotti õnnekotina õla peale. Sa ei saa siin olla, kostis ta heatahtlikult. Eksitus, ütlesin ma ja lootsin, et valetan kauem kui minut. Tema õhuke naeratus muutus tõsiseks. Palun, tule mu juurde üleöö, ta ei uurinud, ei kaevunud mu ellu, ta haaras kotti ja juhatas mind koju. Tema kodu lõhnas värskelt pestud linnulihast ja õrnalt magusast keedupuketist. Mõnus, kodune. Mu telefon vilgutas 1% enne, kui ta laadurit välja tõi. Kui vana sa oled, küsis ta. 17, vastasin ma, tema suu kergelt pinguldus, see pole nii lihtne. Ma ei väitlenud. Lihtsalt istusin tema köögilaua tagant ja jälgisin, kuidas telefon elujõudu kogub 1%, 2%. Öösel visklesin diivanil, laeventilaatori varjundites mänglesid mõtted. Lukuklõps, prügisäkkide raskus, isa sõnad. Ma ei olnud enam šokis, hakutasin kalkuleerima, 2 kuud lõpukontserdini, olen registreeritud sõjaväelisse edasilükkamisprogrammi, laeva saatmiskuupäev tuleb kohe, kui koolikel lõpeb. Mul oli vaja lõpetamistunnistust, öömaja ja kindlust, et mind ei arreteerita omaenda kodus viibimise eest. Hommik koolis enne esimest tundi otsisin üles nõustamisruumi, ust ma ei peatanud. Magistra Carter sulges ettevaatlikult ukse. Räägi, mis juhtus, ütles ta. Kirjutas märkmikusse, lukk, kotid, ära tule tagasi. Ma rääkisin. Ta ei tõmmanud kulmu, vaid vaatas rahulikult ja hoolivalt. Sa oled ikka alaealine. Kedagi pole õigust sind tänavale jätta, ma ei parandanud teda, nad olid selle juba teinud. Ta tsiteeris McKinney-Vento seadust, millest olin varem kuulnud vaid sosistanud kõmist. Koolil on plaan õpilaste abistamiseks, kes kaotavad peavarju. Selliseid lugusid kohtub rohkem, kui arvatakse. 3. tundi ajaks teadsid kooli juhtkond, lõunapausiks oli sotsiaaltöötaja teavitatud. Saatsin emale uue sõnumi, kool on asja kallal, 3 punkti vilksatasid, siis kadusid. Ühtki sõna. Sel pärastlõunal ilmus mu kodu ette lastekaitse inspektorite delegatsioon. Mina olin samal ajal algebratunnis, teeseldes, et mõistan ruutvõrrandeid, kuigi mu kogu elu oli pakitud 3 prügiämbrisse üle tänava mu lapsepõlvekodu kõrval. Poole tunni pärast kutsus proua Carter mind uuesti oma kabinetti ning sulges ukselt välisilm välja. Nad ütlevad, et sa lahkusid oma soovil, lausus ta rahulikult. Kontoris oleksin peaaegu naerma pursanud, kujutasin ette, kuidas sikutan neid samu kotte pikki sõiduteed dramaatilise žestiga. Lukud on välja vahetatud, jätkas ta. See ei ole vabatahtlik lahkumine. Mu kõht tõmbus kokku, aga mitte hirmust, vaid hoopis mingisugusest kindlamast tunnetusest. Alles siis jõudis mulle kohale, et see pole pelgalt ukse tagant kinnipanemine, vaid võimuvõitlus. Kes otsustab, kus ma kuulumist leian? Too vaidlus oli alles alguses. Proua Carter vaatas mind kriitilise pilguga, tal oli eeltäidetud märkmik laual, minu nimi peal korrapäraste trükitähtedega. Ta küsis täpselt ja otse, millal vahetati lukku. Kas mu isiklikud asjad olid sel hommikul majas sees? Öeldi sulle tagasi ära tulla? Ma vastasin jah ja jah. Alla 18-aastaselt ei tohi sind koduuksest eemale hoida, kõneles naine seaduslikus toonis. Lukku vahetades ei saa kedagi ära visata. Ma pildistasin meeles oma riivitud päevavalguses kummarduva teadpolti, mille paigaldasid minu teadmata, kui olin valitsusõpetuse tunnis. Kui koolipäev lõpuks läbi sai, oli juhtum saanud registreerimisnumbri. Lastekaitse võttis pärastlõunal ühendust mu vanematega. Minu isa mängis rolli, et ma Johni ajasin ja oma vihahooga välja astusin. Mu ema väitis, et ma olen liiga draamaprimadonna ja kavatsesin nagunii ära minna. Nad panid mulje, nagu oleksin ise vihast prügiämbrid õue tassinud. On kummaline, kuidas täiskasvanute jahutud hääles peitub ametliku vale autoriteet. Lastekaitsetöötaja uuris veel lukuvärki. Issi väitis, et pahatahtliku külastuse tõrjeks oli vaja uusi lukke juba mitu nädalat tagasi seada. Ja riiete kotid ukse taga. Ema selgitas, et ma lihtsalt korrastas. See seletus isegi võttis hingetõmbe, kes siis ütleks, et läbimõeldud töökorraldus võib nii hästi valelikku olukorda kaunistada. Kella 5 õhtul tuvastas inspektor kõik need faktiolukorrad, särav uus lukustusraam, 3 virulist prügikotitäit ukse kõrval ning mu 17-aastane näitaja täiskoormusega keskkoolis.
Kella 6 olin ametlikult lubatud maja tagasi sisenema. Märksõnaks lubatud, selline paistab tihti olevat tähtsam sõna õigusdokumentides. Õhtul tõi proua Alvarez mind koju. Päike loojus ja esimene asi, mille märkasin, oli prügikotid kadunud. Sõidutee nägi jälle tavaline välja, justkui oleks maja varastanud kõik tunnistused. Uksel, mille taha mind sunditi, oli uus lukk endiselt küljes. Sügavamas toas oli õhk veel jahedam kui päeval, kui mulle uksepiidan maha lüüdi. Mu isa astus vaikselt kõrvale, kui ma ukse ees seisin, ilma sõnagi lausumata. Köögis seisis mu ema käed rüpes, korts näol. Ta ei tundunud häbelik ega murelik, pigem ärritunud. Nüüd siis õnnelik? Kostis pahur küsimus. Ma ei vastanud. Võtsin 3 prügiämbrisse sokutatud kotti ja vedasin need koridori oma tuppa. Vaipasid mööda sammudes tundsin, kuidas see tuntu tundmatu all mu jalge all vibreerib, nagu oleksin astunud sisse võõrasse koju. Magamistoa uks oli lahti jäetud, just nagu tavaliselt. Aga kui sisenesin, ei tundunud see enam minu oma. Kummut oli tühi, madrats paljas ja riidekapp täiesti lahti lükatud. Nemad olid selle toa täiesti puhtaks pühkinud, mu kõik asjad olid kilekottides põrandal reas. Hakkasin pakke avama, mitte et mul oleks tahtmist, vaid ruumi vajasin. Pool tundi hiljem ilmus ukse ette ema. Sa ajasid meid häbi alla, pomises ta ja viipas uksepiidast välja, peal olid minu kotitäied riideid. Kas sa ise ei näe, kuidas see välja näeb? Lastekaitse meile korteris ringi kolamas, ma surusin oma särgi kokku ja vastasin vaikides. Sa oleksid võinud selle asemel ometi ise korda luua, lisas ta veel. Avalikult korda luua, tõlkisin oma peas, mu katus lahtine, peavarju pole. Vaikselt jälgis mind koridoris isa, nagu hindeks seatud piinlikul tunnil. Aga sa nüüd arvad, et oled täiskasvanu, sõimas ta. Siis hakka hoopis arvestama arveid, toidupoes ei jagata tooteid niisama. Ma noogutasin mitte nõusolekuks, vaid tunnistuseks, ei mingit täiendavat vaidlustamist. Õhtusöök möödus vaikselt. Lauas olid 2 kaunistatud taldrikut, aga üks neist ei olnud minu oma. Hommikul kleepus külmkapi uksele kileteade, kui siin sööd, maksad ise. Summa näed allpool, hind polnud eriti kõrge, aga tema kavatsus oli selge. Sinna juurde lisandunud wifi parool katkestas töökorda samal päeval pärastlõunal. Seal on ju mobiilse andmeside paketid, lausus isa lihtsate sõnadega. Ei tõrjutud, pigem suruti kinni. Aga ma polnud ootamatult kaotusevari. Töötasin lisavahetusi toidupoes, avasin endale pangakonto ja hoidsin oma isiklikke dokumente väikeste universaalsete kaustikute sees seljakotis, mitte kodu lahtilukustatavas kapis. Iga meie omavaheline suhtlus muutus tehinguks, pliidi kasutamise järel tuli ema mulle meelde tuletada, et peaksin plekkpõleti puhastama ja iga tulede süütamise peale rebis isa kokku elektriarve paketti. Kaamera elutoas, see ohutu nimi, mille nad olid sellest paigaldanud, tundus nüüd jälgivat mind rohkem kui kedagi teist. 2 nädala pärast lubati lastekaitse uuesti ukse taha. Sel korral oli kodus ära puhas, külmkapp lookas ja mu voodi korralikult vooderdatud. Nad olid kõik kilekotid eemaldanud, uued lina- ja padjapüürid välja valinud. Ema valas pakutud kohvi kätte naeratades, kõik oli tipptasemel. Kui juhtumitöötaja küsis, kas ma tunnen end turvaliselt, vastasin jah. Materiaalselt olin kaitstud, keegi ei löö ega ähvarda. Aga õhtul, kui külaline juba kaugele sõitnud, seisis isa mu ukse ees ja küsis vaikselt, arvad, et oled võitnud? Sa ei ole, siis ta lisas madala häälega, 2 kuud ja oled 28, täisealine. Siis on kõik läbi. Ei kohtud ega tingimused. Vabariigis pole kedagi, kes sind hoiab, see oli päris tähtaeg, mis mu sünnipäeva tühjaks numbriks muundas. Koolis aitas proua Carter mul täita taotlused eritoetuseks eluasemele juhuks, kui peaksin siit lahkuma. Ta uuris mu sõjaväkke mineku plaanide kohta. Rääkisin, et olen edasi lükatud astuja programmis ja plaanin vahetult pärast kooli lõppu sõjaväkke astuda. Siis on sinu eesmärk lihtne, noogutas ta. Sa pead lõpetama tugevamalt, see mõte muutus mu igapäevaseks tõukeks. Koduseinte vahel liigutasin end nagu külaline, uks enda tuppa oli enamasti kinni ja peaga ei tahtnud tõsta silmi. Iga teenitud $, sai üles tähestatud, et ei ületaks lubatud piire. Kommentaarid, mis olid kavandatud mind ärritama, ei saanud enam kunagi algust.
Ma ei lubanud end enam neile viibutada. Sest viimane võit ei seisnenud tingimustes ega lepingutes, vaid selles, kas ma jäin tasakaalus iseendaga. Mul ei olnud sünnipäevatorti, kaarti ega sõnagi, 18. sünnipäeval avastasin lihtsalt köögilaual ümbriku oma nimega. Selles oli teade 30 päeva, ilma selgituse ja ilma vestluseta, ainult punase pastakaga ringi tõmmatud kuupäev. Lugesin selle 2 korda läbi ja panin ümbriku tagasi. Isa istus elutoas ja vaatas mind. Ära tee nägu, nagu sind see üllataks, puges tal vaikselt. Me ütlesime teile, et ta ei eksi, nad olidki öelnud. Tuiasin tagasi oma tuppa ja sulgesin ukse õrnalt kinni, mitte põrutades, lihtsalt sulgesin. Magamistoa lukust oli mul veel ajutine lootus, masin töötab seni, kuni uued saeti ette. Istusin voodirebri äärel ja hakkasin numbreid kokku ajama, 30 päeva kuni ametliku väljasaatmiseni, lõpetamine koolis 3-nädalase ajaga, laevalehkandus omaette ootusmärgiga. Recruiteril olevat suve alguses vaba laudumise koht, ütles ta, kui ma hoian hinded stabiilsena ja ei anna neile põhjust kiirustada mu väljatõstmisega, võib see kokku minna. Sama õhtu saatsin talle e-kirja. Tunni jooksul tuli vastus, saame kuupäeva varasemaks tõsta, ekraanile kargeles see lubadus, mina vaatasin pikka aega ja lõpuks kirjutasin, okei, vajutasin saada, ära enne, kui kõhklus jõudis seda peatada. Järgmisel päeval ühest jaeketi toidupoes tööl olles helistas recruiter. Pidin välja astuma ja tuule kätte vastama. Sinu baaskoolitus võib alata 2 nädalat pärast lõputseremooniat, mitte hilissuvel. Kas sobib, kõlas liiga hästi, et olla tõsi. Jah, täiesti sobib, vastasin ma veidi paberitöö dokumente, kiire kohtumine värbamisbüroos ja ekraanile ilmus uus kuupäev, ilma kangelase käte või saladuslike žestideta, lihtsalt mõni klõps. Sel õhtul, kui ma koju tagasi astusin, istusid vanemad köögilaua taga ja korraga tundus kõik veelgi külmem. Arved laual, mu ümbrik keskiservas nagu mingi ikkagi kehtiv trofee. Liigutasin oma laevalahkumiskuupäeva varasemaks, teatasin lihtsasti. Ema ei tõstnud pilku, isa lõdvikutas toolil. Sa tõesti arvad, et sellega su hoiak paraneb, ma väisasin õlgu, see pole hoiaku küsimus, isa prõmutas naerdes, sa ei pea vastu, nende lemmiklause oli see, mul ei tekkinud selle vastu vaidlust. Vaatamata nende vahetule langetõmbusele, hakkasin kohe pakkimis- ja äriregistri koostama, mida kaasa võtta, mis maha jätta, mida tühistada. Alates sellest hetkest, kui lukud mu toas vahetati, tundus aeg mu liitlaseks, kella tiksumine töötas nüüd minu kasuks. 3 nädalaga lähenes lõpuaktus ootamatult kiiresti, kapuutsitud ülikond päritu komplektis, pevisitud esign, nimi kõlas lavalt ja ma raputasin direktori kätt. Harjumusest skaneerisin publikust tühimikke kohti, 2 vaba pingirida. Klappis proua Alvarez, vali ja särav, justkui klappisele tõstnud kogu saali hääle. Koduseinte vahel polnud muutust, elutoas vilkus valvekaamera, Wi-Fi parool ikkagi keeldus töötamast ja ema jätkas toidukaubad nimega märgistamist, nagu elaksime koos ja ei usaldaksime teineteist. Tegin jätkuvalt vahetustega tööd, iga teenitud euro pistin kõrvale. Müüsin netis vana mängukonsooli ja tühistasin kõik voogedastusteenused. Õppisin elama väga kitsalt, võtte omaks enda piire. Täpselt nädala pärast, kui sain varasemasse laevalehkumisnimekirja paigutatud, kohtus recruiter minuga veel korra büroos, lõplikud juhised käes. Fort Jackson, ütles ta ja kaardile viipas. Sinne see tee nüüd viib. Ülem ütles, siin tuleb ära ilmuda, siis panna täiega ragin sisse. Ära kaasa lohista midagi, mida päriselt ei vaja, baaskoolitus ei ole suvelaager, ma taipasin, mida ta mõtles ja lasin endal dokumendid üle vaadata. Peret tuled hüvasti jätma ei haara, uuris ta lühidalt. Lihtsalt silmapilk mu vastusest ja ta pööras pilgu kõrvale, värbajad on juba kuulnud kõiksugu vastuseid. Õhtul enne lahkumist pakkisin 2 pisikest matkakotti. Ülejäänu surusin tillukesse plastkarpi, mille kavatsesin jätta proua Alvarezile hoiule. Vajasin vaid mõnda rõivaeset, dokumente ja jooksujalatseid. Kella 5 paiku viisin rahakotid koridori ja astusin tuppa, kus mu vanemad juba ärkvel olid. Isa lebas tugitoolis hommikusöögiuudiseid vahtides, ema kallistas pliidi ääres tassi kohvi. Sa tõesti lähedki, küsis isa väsinud häälega. Jah, vastasin ma, tema raputas pead ja lisas, kui läheb raskeks, ära helista. Homoritasin, raskused olid ammu kohal, enne kui ma esimesi sammegi teinud olin.
ei helista, lubasin. Ema sirutas mu poole kohvitassi sõrmed, silmad kriiskavad, kas sa arvad, et nemad su pärast hoolivad? Seal oled sa vaid üks number. Äratasin koti rihmapingule. Olgu nii. Numbrid aga saavad palka. Veidi haaras vaikimine, siis astusin uksest välja. Uus lukk sähvatas koidutules. Isegi mõtlesin lüüa see pahaaimamatult kinni, et näidata, et mul on veel põimumist, aga jätsin sinnapaika. Proua Alvarez sõidutas mind värbamisjaama, andes vaikides õlale väikese suru ja lausudes sõbralikult, helista siis, kui saad. Bussis Fort Jacksoni poole valitses vaikne pingeseisund. Mõned meist istusid hajutatult ja üritasid paista karmimad, kui tegelikult olime. Telefoniekraanid peegeldasid meie eemaleva mõttepilti, keegi ei julgenud suud lahti teha. Kui jõudsime kohale, algas karjamine peaaegu silmapilgutusega. Rivi tõstetud trilliülemad suunasid meid täisjoonena, tassisid kotid laiali, korjasid mobiilid kokku ja pommitasid kiirelt stiilis marssi edasi. Sirgelt. Silmad ette, kõik kõlas kontrollitud kaose moodi, aga omamoodi loogiline, iga käsklus pidi kandma endas tähendust, iga samm eesmärki. Siin ei olnud kaameraid peluuri taga ega pehmesse rattasse peidetud vihjeid suitsupausi pealt. Esimene öö kasarmus venis pinguliku unetuse vahel. Kitsas nari, ümberinimeste hingamine pimedas. Keegi ei uurinud mu luku ega prügikotikeste järele, keegi ei küsinud, miks ma seal olin. 0430 helises äratuskell. Esmaspäeva PT, füüsiline ettevalmistus, pidas mu esirinda esimese katsega purustama. Olin varem jooksmas käinud ja arvasin end heas vormis olevat, aga juba teisel ringil krampisid kopsud kokku ja jalad tundusid leegitsevat. Aurevil trilliülem astus meie kõrvuti joostes, kõri rahulik ja liialdamata, sa ei loobu sellepärast, et oled väsinud. Sa loobud siis, kui ise otsustad, ma ei loobunud, jõudsin küll lõppu viimase lapsena, aga ometi olin läbisinud selle esimese tõrvatriibu. Esimene nädal sulandus teise, järjekorras olid varahommikused tõusud, kätekõverdused, trilliharjutused ja lõputu kordamine. Relvakäsitluse trenn nirises käepidemetele villidest, varustuse tassimise tõttu valutasid õlad. Postkastist kirjakutsumisel pingutasin siiski pliiatsit ja kirjutasin proua Alvarezile ühe lühikese reaga, olen elus ja korras, ei mingit draamat. 3. nädalal ootas ees esimene PT hinne. Jooksuaegest jäi puudu 12 sekundit, minu jaoks tundusid need sekundid kui terve tund. Trilliülem ei tõstnud häält. Miski oli hullem, see vaikne pilk, mis ütles, kas oskad sa end nüüd kokku võtta või mitte. Sul on ükskord veel võimalus, kostis ta rahulikult. Otsusta, mida sa tahad. Sel ööl heitsin voodis jälle silmad lahti ja vaatasin lakke. Seekord ei olnud mu unetust põhjustanud sõjaväelaste karjumine, vaid hirm, et isa on endiselt õigus, sai pea vastu, tunnid veel ei olnud täis, kui hilisin magamistoast välja ja venitasin end koridoris vaikides. Jooksin paigal, lugedes iga sisse- ja väljahingamist, kuni etteheited vaevasid õhku. Peagi saabus uus testipäev ning rajale astudes tundus see 100 meetrit pikem kui mullu. Jalalihased tõmbusid taas krampi samas kohas, kopsud valutasid ümber kurvi, täpselt nii nagu eelmisel nädalal. Kellast ei vaadanud, vaid läksin finišijoonele, painutasin selja ja toetusin põlvedele. Riviväelane heitis kella peale pilgu ja lihtsalt sõnas, läbi. Mitte muljetavaldav, mitte suurepärane. Lihtsalt läbitud, kuid see lihtsalt oli piisav. Esimest korda pärast teisipäeva pärastlõuna 3:47 tundsin, kuidas südamesse liigub rahulik kindlus, vastupidamine on oskus ja mina olin hakanud selles paremaks saama. Päevade lugemine jäi, hakkasin arvestama standardeid. Baaskoolitus ei muutunud pärast jõutesti kergemaks, vaid järjepidevamaks, tõuse pimedas, tee voodi nii pingule, et mündigi viskaks otsa tagasi, liigu käsu peale, peatu käsu peale, vasta ainult kui küsitakse. See polnud isiklik, see oli järjepidevus, uus ja tugev tundmus. 5. nädalal kohanes keha ja ajad paranesid. Jooksuajast sai stabiilne ning kätekõverdused ei vappunud poole peal enam. Ma ei olnud esirinnas, aga ei tõmmanud ka sabas. Sõjaväes on heal viisil tehtud keskmine tulemus parem kui dramaatiline läbikukkumine. Kui saabus relvaeksami nädal, tabas meid Lõuna-Carolina suvi täie jõuga, kuumus ei teinud vahet, kust keegi pärit on, me õppisime õiget asendit, hingamise kontrolli, päästiku meelekindlat vajutust.
Esimene paugutõmme raputas mind üllatusega, teinekord mõistsin juba, mida oodata. Eksamipäeval tulistasin piisavalt täpselt, et saada läbinud. Mitte ekspert, aga kindel. Riviväelase lühike noogutus oli sõnadega võrdväärne heakskiit. Postikõne tuli 2 korda nädalas. Teised said kirju, fotosid, hoolduspakke kuhjaga, mina vaid ühe ümbriku proua Alvaresilt, tema tomatitaimedest, naabrikoera seiklustest ja 2 sõnaga, olen sinuga uhke, piisas täiesti. Vanemad ei kirjutanud ega ma seda oodanudki. Lõpuks saabus Fort Jacksonis lühike, täpne lõputseremoonia. Seistes ridades avaneva taeva all, pilkusin korra tühja publikuseisu, tuttavaid nägusid polnud. Ei olnud pettumust, vaid lihtsalt täpsustunnet. Pärast saime komplekteeritud varustuse kotti pakkida ja siirduda erialakoolitusele AIT, kus mind ootas 25B infotehnoloogia spetsialist. Arvutid istusid mulle pähe, loogiline, selge, vale sisend andis veateate, aga vähemalt oli see aus. AIT-is oli vähem karjumist ja rohkem õpetamist. Me ei olnud enam ainult sõdurid, vaid taas üliõpilased, omandasime riistvara, tõrkeotsingu nippe ja turvaprotokolle. Klassiruum lõhnas plastiku ja puhastusvahendi järele, mitte relvaali ja see tundus kui lubav värske algus. Ma ei olnud kunagi tugevaim punkt ruumis. Mõned kaasõppurid olid lauaarvuteid kokku pannud juba keskkoolist saati, kuid ma küsisin ikkagi lolle küsimusi ja jäin pärast tundematerjali kordama. Ma ei tahtnud olla geniaalne, vaid keegi, kelle peale saab loota. Ühel laboris nuristasin võrguseadistuse valesti ja lukustasin end süsteemist välja. Õpetaja tõstis kulmu. Tegelikus elus tuli see kõne kell 2 öösel, märkis ta. Väga hea, vastasin mina. Tavaliselt olen sel ajal ärkvel, ta peaaegu muigaski. 1,5 kuud pärast baaskooli lõpetamist tuli esimene tõeline palk, mitte poeraha ega vahetustöötasud, vaid otse USA armee kontolt. Ma avasin pangarakenduse ja vaatasin saldo pooleldi kartus, pooleldi imetlusega, nagu võiks see hetkega pildist kaduda. Tõmbasin nulli väikesele krediitkaardi võlale, mille olin koormaks võtnud jooksujalatsite ja bussipiletite ostmiseks kodupoole. Lülitasin sisse automaatsäästud, sest mõistsin, keegi teine ei hakka minu eest tuleviku tarbeks raha kõrvale panema. Stabiilsus ei hõiskanud. Ta oli vaikne ja usaldusväärne. Kui saabus korraldus ümber paigutuda Fort Libertysse, pakkisin paksud kotid ja sõitsin teisele bussile. Minu esimene üksus oli segu spetsialistidest ja seersantidest, kellest paljud olid näinud nii väljapaigutusi kui ka paberimajandust. Mootorsalong ei paistnud silma glamuuri ega läikega, kontorid olid lakitud, aga töö oli tüütult vajalik, süsteemide hooldus, ühenduste tõrkeotsing, varustuse inventeerimine. Barakkide tuba oli kitsas, aga omamoodi kodu, 2 voodit, 2 seinakapikest ja 1 toakaaslane, kes hoidis poole laitmatult korras ja sulges suu. Võisin ukse seestpoolt kinni lükata, sel lihtsal detailil oli minu jaoks erakordne tähendus. Esimesed kuud olid harjumine uue käsuliini ja ootustega, hommikune vormiriietus, füüsilised katsed 0630 täpselt, vormikontrollid, nädalavahetuse valveserded. Keegi ei langenud eelmiste elukogemuste kallal, loeti ainult seda, kas ma olen kohal ja kas ma tean oma tööd. Ja ma teadsin. Vabatahtlikuna liitusin täienduskursustega, mitte et kedagi muljet avaldada, vaid et olla kasulik. Lõin isikliku rekordarvuti jooksuajaga ja esimest korda suutsin armee võistlusliku füüsilise testi sooritada ilma närvipingeta. Väikesed võidud kuhjusid tasakesi. Ühel pärastlõunal kutsus mind rühmaülem oma kontorisse. Oled sihikindel, ütles ta. Jää sellele rajale, sõna sihikindel, sumises mul peas, kui ma lahkusin. Esimese aasta lõpus kolisin välja barakkidest ja jagasin Offepost korterit veel ühe sõduriga. Seinad olid beežid, vaid põhuke ja külmkapp öösiti liiga vali, aga see oli minu leping, täielikult minu nimi dokumendis. Esimese õhtuna seisin hetkeseisuna uksel, enne kui kastekaste lahti pakkisin. Pole kaameraid, pole lastekooli päeviku ehetega tähistatud toidukaupu, pole kontrolltähtaegu, ainult üür esimesel ja kommunaalid minu nime all. Ma ostsin taskukohase diivani kirbuturult, väikese laua ja 2 tooli ning õppisin eelarvet pidama. Kui tellisin 6 järjest liiga palju sööki koju, tundsin kohe, see ei saa korduda. Kui arvasin oma säästud valesti, korrigeerisin.
Edutuskomisjonid tulid ja läksid, mina tõmbasin raamatu lahti, reeglid, juhtimisküsimused, armee väärtused. Kui mind lõpuks spetsialistina auastmesse tõsteti, ei tekitanud see suuri pidustusi. Aga minu sees oli rahutunne, olin kohal, ma teadsin oma asja ja olin end ära tõestanud. See oli vaid väike tseremoonia pataljoni ees, aga auastmega kaasnev kaal tundus olulisemast veelgi raskem. Täpselt kusagil selle teise aasta keskpaigas taipasin, et midagi oli muutunud, see viha, mis varem magas mu naha all, oli vaikinud. Mitte kadunud, aga vaikseks vaikinud. Mul ei olnud enam vaja, et vanemad midagi tunnistaksid ega vabandaks. Olin liiga hõivatud ehitamaks elu, mis töötaks ilma nendeta. Nädalavahetustel piilusin vahel sotsiaalmeediasse. Ema jagas pilte pereõhtusöökidest, isa arutas kodukandi spordiuudiseid. Minust ei olnud juttugi, ühtki sõnumit sõjaväest ja see sobis mulle hästi. 4 aasta jooksul lendas aeg kiiremini kui keskkoolis eales olnuks. Sissekirjutuse hetkel otsustasin jääda stabiilsuse pärast. Tõusin lisaerialasid omandades ja täitsin nii teenistusaja kui vormisoleku nõuded, kuni sain staabikupralina. Koos auastmega tuli juurde vastutus ja 0 ettekäändeid. Nüüd olin mina see, kes treenis nooremaid sõdureid rühma täies koosseisus. Paljud neist vaatasid mind samasuguse kõhkleva pilguga, nagu oleks nad sõjaväkke minnes tahtnud kõigil näha, et nad tegelikult teavad, mis toimub. Keskendu standardile, mitte ümbrusele, ütlesin ma ühele värskele reamehestele, kes hädas füüsilise ettevalmistusega. Ta noogutas, nagu tabaks ta öeldut. Ühel õhtul, kui varustuse kontroll oli tehtud ja paberdus lõpuni täidetud, sõitsin koju ja sorteerisin postkasti. Arved, reklaamtahvel ja üks lihtne ümbrik ema käekirjaga nurgas. Seisin hetkeseisakus, võtmeks ühes käes, ümbrik teises. Siis astusin korterisse, lasin ukse lukust lahti ja panin ümbriku köögilauale. Pistes käed vee alla, sest tundus, nagu pealekirjutus võiks määrduda. Ümbrik oli tavaline, omanimi ja aadress ema selges trükikirjas, mitte ühtki kiri, mis eelteaterdaks sisuliselt midagi. Silmapilguga kaalusingi mõtet, visata kiri loetamata prügikasti, aga uudishimu võitis. Seest paistis vaid üksainsa lehekülje pikkune kiri, su isal on olnud terviseprobleeme ja tööd napib. Vajaksime abi, mitte sõnagi teretamise või mineviku sündmuste kohta, ühtegi vabandust, vaid viisakusväljendites peidetud palve ilma ebamugavate detailideta. Lugesin selle 2 korda läbi. Ei ühtki täpsustust, missugust abi nad ootavad, kui tõsised on tervisehädad ega miks just mina nende valik oli, kelle poole pöörduda. Voltisin paberi tagasi idaalgse murevoldi järgi ja toetusin köögile. 4 aastat tagasi saatsid nad mind ära, nüüd olid nad mu aadressi leidnud. Postitempel Ohio osariigist. Avades sülearvuti, vaatasin oma kontoseisu, säästud korras, hädaabifond terve, võlgu polnud peale autoliisingu, miski laabus korrapäraselt. Raha saatmine ei tekitaks mulle neil tingimustel katastroofi, aga see polnud ju tegelik teema. Hommikune kehaline ettevalmistus lahingväljakul ei kandnud sõnagi kirjast. Intervalljooks staadionil, hingamisele keskendumine, sisse, välja. Standard ei muutu vaid seepärast, et keegi saadab ebamugava sõnumi postkasti. Peale lõunal, lõuna ajal kõlas telefon, kõne tulemas isa numbrilt. Lõin kõne kinni ja lasin selle kõneposti langeda. Minutit hiljem tuli tekstsõnum, saadud aadress tädi käest. Helista, staarisin ekraani, süda tegi väikese hüppe ja lukustasin telefoni. Vaikus võttis võimust, jättes mind oma mõtetega üksi. Mu rühmaliider kõndis mu laua juurde ja osutas mu kurjale ilmele. Näed välja, nagu oleksid saanud ekstra ülesande, lausus ta. Pereasjad, vastasin lühidalt. Ta noogutas mõtlikult. See selgitab. Õhtul lukustatud ukse taga ja teleri valguseta kuulasin isa salvestatud kõnet. Hääles oli nüüd mingi aeglus ja karge väsimus. Tere, siin ema ja isa. Asi on keeruline, firma vähendas töötunde, mu selg teeb endiselt valu. Palume natuke abi. Sul läheb hästi. Mõtlesin, kui harva nad ühendust võtnud on, ei helistanud, kui lõpetasin baaskursuse, ega siis, kui sain erialaeksami kirja rinnale. Kuid nägid mu edutamise fotosid internetis. Istusin köögilaua taha ja helistasin tagasi. Ta tõstis toru juba teisel helinal. Olivia, ütles ta, siis räusatas kurgust.
Emale kirjutasid. Me ei teadnud, kas vastad. Lugesin, vastasin. Õhus jäi hetkeline pausihk. Vajame väikest abi, sõnasta. Hüpoteekmakse on tõusnud, arved kuhjuvad. Kui palju, küsisin. Ta mõtles korraks. 5000 katta kiiremad kulud. See polnud suvaline summa, vaid arvestatud. Mul ei ole korraga 5000, ütlesin ausalt. Raha seisab tagavarades, mitte päästerõngana. Sa oled sõjaväes, irvitas ta poolnaljaga. Eluasemetoetus, kindel palk, sul ei tohiks raskusi olla. Hääl tema hääles kõlas enesekindlamalt, kui oskasin oodata. Sa ütlesid mulle, et ma ei tohi tagasi tulla, meenutasin. Vaikus. See oli teine aeg, vastas ta lõpuks. Oli raske aeg. Me tegime, mis pidi. Mis see siht on? Küsisin. Pere aitab üksteist, kõlas lühike vastus. Ma ei karjunud. Küsisin täpsemalt, milline haigla, mis laenuandja, kas olete muude abiprogrammidega pöördunud? Tema hääl läks ärritunuks, me ei taha paberimajandust, vaid abi. Mul on vaja fakte, vastasin viisaka, ent resoluutse häälega. Kõne lõppes selgusetult ja vaoshoitult. Öösel und ei tulnudki. Mitte häbitunde pärast, vaid strateegia mõttes, merevägi ehk sõjavägi õpetas mul olukordi rahulikult kaardistada ja võimalusi hinnata. Järgmisel päeval kasutasin lõunapausi, et uurida nende maakonna eluasemeabiprogramme, osariigi töötuabirahastuse võimalusi ja haiglakõnede maksegraafikuid. Koostas lisad, helistamissoovitused ja veebilingid. Kirjutasin neile e-kirja, raha ma saata ei saa, aga siin on nimekiri programmidest ja kontaktidest, mis võiksid aidata. Anna teada, kui vajad täpsemaid kontakte. Lugesin kirja 3 korda läbi, et veenduda, et toon ei oma varjatud irooniat. Saatsin ära. Vastuseks tuli tunniga, ehk siis sa ei aita. See polnud küsimus. Ma ei vastanud. Sel õhtul jäin töösüsteemist kauemaks ja uuendasin süsteeme. Noorem sõdur jäi mu laua taha seisma. Seržant, kas sul kunagi tundub, et su pere ei saa aru, millega sa siin tegeled? Küsis ta tagasi vaatamata. Mõtlesin talle hetkeks järele ja ütlesin siis rahulikult, see ei ole sinu mure, mida minu läbi lahendada. Ta noogutas vaikselt ja ma astusin edasi. Kodus ootas mind teine kõneposti teade, sa oled muutunud, kostis mu ema hääl. Ametis oldud aeg on sind külmaks teinud, ma pidin vaevu naeru tagasi hoidma. Sõjaväeajapikkune treening oli minus tekitanud distsipliini, mitte jääsüdame. Ma kustutasin teate ja suundusin hoopis jõusaali. Järgnevate nädalate jooksul jõudsid sama kaeblikud, ent rahulikud sõnumid tasa ja targu, arved, hüpoteegi ähvardused, õrnad meeldetuletused, et ma ikka nende tütar olen. Üksnes korra vastasin lühidalt, raha saata ei saa. Loodan, et leiate lahenduse, pärast seda jäin vait. Tööl polnud aega peeglisse vaadata, varustuse auditeerimine, koolitusringid, nooremate sõdurite nõustamine, silmad eesoleva peal, pea töös. Ühel pärastlõunal helises mu telefon jälle. Mu tädi oli teisel pool ja hääles väänles mure, neil on tõsiselt pingelised ajad, su isa uhkus ei lase tal tunnistada, kui hull on olukord. Ma saatsin neile vajalikke kontakte ja nõuandeid, mu vastus oli viisakas, kuid tema tollane sosin, nad häbenevad, jäi mu kõrva. Häbi neid polnud takistanud isegi ukselukku vahetamast. Helistamise lõpetades vaatasin korraks oma korteri üle, rendileping lõpeb 3 kuu pärast. Olen mõelnud suurema ruumi peale, ehk isegi veteranilaenu võimalust kaalunud. Ehk omada midagi päriselt enda nimele. Täpselt selle mõttega lükkasin ukse lukust lahti ja astusin sisse ning telefon hõõgus, võime kaotada maja. Ma ei avanud teadet, lasin selle lihtsalt samamoodi lebada ja mõtlesin parema meelega oma eelarvelaua kallal, aga rah undas mõtted ülesse. Hakkasin jooksma. Linnakodust väljudes tervitas mind niilanehune õhk, tüüpiline Põhja-Karolina õhtu. Seadsin ühtlase sammu ja keskendusin rütmile, vasak, parem, sisse, välja. Võime kaotada maja, hurjus teadetus mu peas. Seaduslikud teatised ei kannata kiirustamist, see on pikk protsess, makseunustused, meeldetuletused, viimane hoiatus. Täpselt nagu see, mis juhtus minuga, ka mitte üleöö. Hommikuse rivistuse ajal tõmbasin ebavajaliku mõtte kõrvale ja tegutsesin.
Töökohal jooksis üle kontorite süsteemiuuendus, pooled arvutid keeldusid koostööst, sõdurid olid täis pettumust, keegi unustab ikka õigel hetkel oma parooli. Sergeant Bennett, see üks ei taha ühendust luua, manitses üks tehnikaspetsialist. Astusin ligi, kontrollisin kaabli, tegelesin lähtestusega, lasin skripti uuesti jooksma ja voilu toimis. Siin maailmas kehtib üks reegel, korda see, mis ees on õhtul, helises telefon uuesti. Seekord tõstsin toru. Mis toimub, küsisin. Isa ei hakanud kauneid sõnu keerutama, meil on võlgu, pank saatis uuesti hoiatuse. Meil oleks vaja laenu, mitte kingitust, me maksame sulle tagasi, laenu. Kuidas sa seda tagastad, küsisin jahmunult. Mu hinnang ei meeldinud talle, töötan lisaturnustes, su ema teeb rohkem tunde, meil on arveid, meditsiinimaksed plaanis. Sul on säästud, kostis ta ja hingas tugevalt. Ma kuulasin, hingasin numbreid peas läbi ja teadsin, tuleb otsustada, kuidas edasi käituda. Ära tee nägu, et sa ei tea, kostis telefonis. Ma laskusin tööpinkril seljaga vastu seljatuge, vaatasin silmatorkava raamitud salve poole, kus olid kirjas armee põhiväärtused, lojaalsus, kohusetundlikkus, austus, ohverdamisvalmidus, au, ausameelsus, isiklik julgus. Ükski neist ei kohustanud mind kellegi teise otsuseid ümber tegema. Ma ei saada raha, ütlesin rahulikult. Sa vaatad siis, kuidas me kodust ilma jääme, kostis vastu. Mäletasin päeva, mil nad vaatasid, kuidas ma 3 prügikotist oma äärmiste piiridena kõnniteel istusin. Mina ei vaata, vastasin. Mina teen oma tööd, helin vaibus. Sa oled muutunud, sosistas ta muidugi veel kord. Ei, ütlesin. Ma olen kasvanud, ta pani toru ära esimesena. Õhtul kohtusin baasis oma rahanduskonsultandiga. Mitte sellepärast, et mul tekiks kiusatus saata raha, vaid et selgust saada, kus ma rahaliselt olen. Läbi käisime säästud, TSP-konto sissekanded, autoliisingu maksegraafiku, kõik tundus stabiilne. Sa oled heas seisus, kinnitas ta mulle. Võib-olla kaalud ostmist, nentisin. Ta noogutas. Valaen on kindel valik, kui oled valmis, kõlas mu peas. Järgnevate nädalate jooksul mu vanemate sõnumid muudkui lühenesid, pank ei oota, oled meie tütar, peres toetatakse üksteist, saatsin korra vastuseks nimekirja maakonna abiorganisatsioonidest, mida olin neile juba varem saatnud. Pärast seda jätsin vastamata. Tühja ruumi täitis töö, 3 hommikut nädalas juhtisin meeskonna hommikust füüsilist ettevalmistust, korjasin kõrvale selle kapriisse korpusepolgu, kes kambavaimu rikkus pideva hilinemisega, koostasin nõustamislehti, lugesin dokumente edasijõudnutele mõeldud võrguturbe sertifitseerimiskursusel. Mida rangemaks mu päevaplaan muutus, seda vähem ruumi süütundel kasvada oli. Ühel laupäeval sõitsin kortermaja juures väikese kinnisvarabüroo akna mööda, kus väljapanekus rõõsusid odavad, tagasihoidlikud majad, muru vajaks niitmist, tellismürid olid pisut hallid, ideaalsed alustamiseks. Parkisin, astusin sisse. Maakler tõmbas silmi, nähes mu vormi. Ainult uudistan, ütlesin ja võtsin käest paki valaenu tingimustega. Pole survet, ainult info, kodus asetasin voldiku vanemate kirja kõrvale, mida polnud viitsinud ära visata. 2 teed, üks viib tagasi, teine edasi. Nädal hiljem helistas mu tädi, nad räägivad, et müüvad enne, kui pank tükeldusse paneb. Loodavad, et sa mõtled ümber, ma ei mõtle ümber, vastasin. Kas sul süda ei valuta, küsis ta. Ma tunnen end rahulikult, ütlesin. Teisel pool oli pikk paus. Ütlevad, et sa oled külm, olen järjepidev, tihkasin vastu. Pärast kõnet hiilisin magamistuppa ja avasin riidekapi. Põhiväljaõppest pärit tuhvelpakk seisis ikka ülemisel riiulil. Tõmbasin selle alla ja lahti tõmbein. Sees olid need jooksutossud, millega ma ebaõnnestunud PT-testi ajal jalga olin saanud. Hoidsin ühte jalanõud sekund-paar, siis panin tagasi. Ellujäämine on oskus. Hoolimine on teine. Järgmisel esmaspäeval teatas mu ülema, väliõppused on kohe ukse ees, pikemad päevad, lühemad unehetked, suurem vastutus. Ma pakkusin välja, et koordineerin sidepidamist. Oled kindel, küsis mu jaoülem. Jah, sergeant, vastasin ja seadsin sammud väljaõppeväljal suurtükitule alla. Järgnevad 10 päeva hääbusid järjestikuste vihmasabinatega ja ärkveloleku möödalaskud koduvalvsuse asemel. Põrmus, vihmavalingud ja varustus, mis keeldus koostööst.
Meie jalutuskäik toimus ülimalt ebamugavates tingimustes, ent sõdurid ei nurisenud, nad teadsid, et sõda ei küsi, kas sul on tuju viriseda. Siis, keset haruldaselt vaikset hetke, hakkas mu telefon vaevu heli andma, sundvõõrandamise tähtaeg oli paigas. Lugesin selle ära, panin telefoni taskusse ja keskendusin tagasi väljaõppele. Välivälisel olukorras ei tehta rahatehinguid ega kasvatata omaenda ebastabiilsust millegi eest, mida pole ise põhjustanud. Tagasi baasis, läbimärjad ja porised, sõitsin otse maakleri büroosse. Sooviksin vaadata midagi tagasihoidlikku, sõnasin. Mitte midagi luksuslikku, naeratas naisterahvas. Küsisime eelarvet, pakkusin numbrit, mis ei nõuaks kangelaslikkust. Samal pärastlõunal rändasime läbi 3 maja. Esimene lõhnas nagu vananenud vaip, teine vajas ülearu palju remonti. 3, väike, aga järele proovitud, 2 magamistuba, puhas köök, vaikne tänav. Seisin koridoris, kuraator, standardlukuga esiuks tõmbus sujuvalt kinni. Mõtled ostmise peale, küsis maakler. Noogutasin. Õhtul helises telefon uuesti, see maja tuleb müüki. Asetasin telefoni näo allapoole, haarasin vaalaenu voldiku ja broneerisin järgmiseks hommikuks kodu ülevaatuse, enne kui jõuaksin kõike ümber mõelda. Majal polnud mingit show'd, puudus uhke trepp või hiiglaslikud aknad, mis mõnitaksid lihtsust. Ainult tellissein, väike veranda ja muruplats, mis suvel niitmist nõuaks. Arvestatav hooldus, vastutustundlik, kuid teostatav. Ülevaataja liigutas end toas ringi, kontrollis pistikuid, katusekive, torustikku, mina järgnesin tema sabas, pidades märkmeid nagu eksamiks. Vundament on tugev, teatas ta lõpuks. Katuse eluiga veel mitu aastat. Pole suuri probleemid, kingitus. Peale lõunal helises mu telefon, isa. Jätsin esimese helinata, siis vastasin. Maja on nüüd müügiks pandud, teatas ta. Pangad survestavad. Kui palju võlgu on, rohkem, kui selle eest saaks, vastasin. Ta pakkus, et kas ma ei võiks aidata või isegi kaasallkirjastada. Ei, ütlesin lühidalt. Kuulsin sügavat väljahingamist. Sa kavatsedki lasta sellel juhtuda, ma ei tekitanud seda olukorda, kinnitasin. Saaksid peatada, hoidsin hääle rahulikuna. Sa kas saaksid peatada, ta lõpetas kõne. Õhtu saabudes allkirjastasin ostupakkumise paberid. Maakler viipas dokumente mööda lauda, mu nimi seisis seal koos sõnaga ostja. Palju õnne, lausus ta. Ootame, mida müüja ütleb. Järgmisel hommikul füüsilise ettevalmistuse tunnis vajutasin raskustele tavalisest tugevamini, mitte viha, vaid keskendumistunne kaotamiseks. Surumised, sprint, triiksärgi läbi imbunud higi. Füüsiline pingutus puhastab pead. Mu rühmavanem märkas, mis sul mõttes on, ostan maja, vastasin. Ta noogutas heakskiitvalt. Tark samm. Ära võta üle jõu, ei võta, lubasin. 3 päeva hiljem tuli lõpuks jah-sõna, müüja oli nõus. Vaalaen kiirendas kogu protsessi, hindamine sai kohe kalendrisse märgitud ja allkirjad jõudsid kiiresti ka underwritinguni, kus kontrolliti mu sissetulekuid, krediidiajalugu ja teenistusandmeid. Kõik oli korras, ühtegi hilinenud makset, varjatud võlgu ega üllatusi. Tundub, et stabiilsus pole kuigi põnev, aga pankuritele meeldib, kui kõik on puhas ja selge. Keset kõiki neid paberimajanduse keeriseid helises telefon, kirjutas ema. Seekord vastasin. Võib-olla peame kusagil ööbima, kuulutas ta ettevaatlikult. Ainult ajutiselt, kuni asjad selgeks saavad. Täpselt see, mida ootasingi, ta kutsus mind tagasi endale külaliseks. Mul ei ole kohta, vastasin lühidalt. Ta ei pidanud seda faktiks. See pole tõsi, sul on ju basi kõrvalt 2-toaline korter, ruumi jagub küll. Selles lauses peitus juba otsus, mis mulle tehti. Ma ei paku oma kodu, ütlesin lõpuks. Kas sa tõesti tahad oma vanemad ukse taha jätta? Vaikis ta hetke. Sa ütlesid, et ma ei tohi tagasi tulla, jätkasin ma vaikselt. Mina kuulasin. Ta läks teravaks, me kasvatasime sind, toitlustasime ja riietasime, sina aga pakkisid mu riideid prügikottidesse. Vaikus siis, sa olid ülbe. See oli märk sellest, et mu piire ei rikutud. Kõne lõppes pinges, ilma karje või lahenduseta. Kuu sõlmis lepingu kuulutati välja kuumal neljapäeva hommikul.
Võtsin tööst puhkepäeva ja istusin pisikesse kontorihunnikusse, kus laual lehvitas paberiplats, mis tundus kõrgem kui vajalik. Siin palun initsialiseerige, siin allkirjastage, seda kinnitage. Viimase dokumendi laekudes peatusin. Maakler naeratas, see on viimane. Mul oli vaid hetk kahtlusteks, siis kirjutasin allkiri. Võtmed kippusid liigutamata kõrval kulduma, 2 lihtsat metalltükki tavalise rõngaga. Astusin otse uude majja. Sees oli tühi, igas toas resoneerisid üksnes mu sammud. Köök, elutuba, 2 magamistuba, kitsuke vannituba, kõik tagasihoidlik ja täiesti minu oma. Esikus keerasin luku üle, sujuv klõps. Lukk endisest võõras kodus, nüüd minu käes. Astusin sammu tagasi ja lasin hetke mööda. Aeg ribistas helisema, kui ma taskus telefoni tõmbasin, maja müüdud. Nädala pärast kolime ära. Mitte vastamata, vajutasin hoopis aknaid lahti ja lasin värskel õhul tuppa voolata. Istusin köögilaua taha ja koostasin nimekirja, voodi, diivan, nõud ja põhivahendid. Mitte midagi kalli hinnaga, vaid täpselt see, mida esmalt vaja. Järgnevate päevade jooksul kolisin, madrats põrandale, kirbukas diivanilaud, värvidest eemale hoidvad kardinad. Esimene öö möllas maja, aga ainult igapäevaseid hääli, torude vindid, puidu liikumine. Mitte ühtegi kahtlast koputust ega ema häält köögis. Järgmisel nädalal sirutas mu tädi sõrmed klaviatuurile, nad elavad hetkel sõprade juures. Lugesin teate läbi, panin telefoni kõrvale. Tööl voolaski elu edasi, varustuse ülevaatused, koolitusjuhised, kõne alluvaga, kes ikka jätnud tähtajad vahele. Hoidsin pilgu eesoleval. Ühel pärastlõunal, tööhõlma vahel, tantsis mu ekraanil uus teade, kas me tohtime sind külastada. See polnud nõudmine, vaid pigem palve. Hoidsin telefoni käes ja vaatasin seda kaua, enne kui sõrm klaviatuurile vajus. Sel õhtupoolikul istusin uues majas maha ja paigaldasin lihtsa turvasüsteemi. Mitte seetõttu, et oleksin mingi vaenlast kartnud, vaid pigem sellepärast, et mulle meeldis teada, kes ühe hetkega pääsu saab. Programmeerisin koodi, testisin alarmi, panin ukse kinni. Ukse klõbin oli kindel ja lõplik. Alarmi klahvistik vilgutas rohelist tuld, kui trükkisin koodi ja astusin sammukese tagasi. Omaniku roll muudab liikumist, hakkad uskuma hingedesse, märkama sillutise praod ja hoolima asjadest, mida varem kõndides ei pannud tähelegi. 3 päeva pärast täielikku sissekolimist helises mu telefon lõunalaua taga. Numbrinäidul oli kohaliku lähisuuna kood, tuttav lapsepõlvekodust, aga tundmatu number. Vastasin, Olivia. Helistas isa. Oleme linnas, ütles ta rahulikult. Käsi telefonil tihenes. Miks? Tulime alla, arvasime, et võiksime rääkida. Ma ei maininud, et rääkimine pole kunagi olnud probleem. Kus sa peatud, uurisin ma sõbra juures, ajutiselt. Ajutiselt. Mõiste oli mu elus teinud juba liiga palju tööd. Mina ei majuta, laususin ma selgelt. Me ei küsi sisse kolimist, korrutas isa kohe. Tahame lihtsalt sind näha. Ümberringi sahisesid garaažimehed, vahetasid varustuselt sildu ja arutasid kadunud tööriistade üle. Saame kohtuda avalikus paigas, pakkusin lõpuks. Kambrist 10 minuti kaugusel asuvas kohvikus, kus valgus oli hele ja tunnistajaid palju, jõudsin ma enne vanemaid kohale. Aknalaua ääres tellisin musta kohvi. Vormiriided olid silutud, nimi rinnal laitmatu. Nad sisenesid koos, väiksemad ja vananunumad, kui mäletasin. Isa rüht oli ettevaatlik, nagu valud selja taga teda aeglasemaks sundiksid. Ema juuksed kiilusid hõbedaselt. Määrdunud vaikuses nuusutasime õhku, kuni ema lõpuks ütles, sa näed hästi välja. Olen korras, vastasin. Isa viskas pilgu mu vormile. Väeuurija nüüd. Saan aru, muljetavaldav, märkis ta ilma uhkuseta pigem kui faktina. Ema põimib näpud laua kohal kokku. Müüdi maja maha. Pärast kõiki kulusid polnud meile palju alles jäänud. Peame sõprade juures elama, aga see ei saa kestma jääda. Arvasime, et ehk kolime sinna ajutiselt, kuni jalule saame. Ei, lõin ma käega. Tema pilk peatus minule. Sa ei lasknud mulki lõpetada, lausus ta vaikselt. Ma juba tean, mida te küsite. Isa kallutas kehva valgustusega laua poole.
See on ajutine lahendus, nagu see pidigi olema, kui sa 17-aastaselt diivanil magasid, lisas ta. Sõnad langesid meie vahele raskena, ent hääletoon ei tõusnud kordagi. See oli teine aeg, kostsin ma rahulikult. Ei olnud, ütles ema. Kohvikus kallima tilkumine ja inimeste sumina täitis vaikuse. Isa hingas sügavalt sisse, tegime vigu. See tuli esimest korda, tõeline tunnistus. Mu reaktsioon jäi viivitamatuks. Ta jätkas, oli liiga palju pinget, Bill oli stressis, sina vastu. See polnud päris vabandus, aga lähedal. Sa vahetasid lukud, märkasin ma, isa noogutas. Ema vaatas lauda ja sosistas, me ei arvanud, et sa tõesti lahkud. Sa ütlesid, et ma ei tohi tagasi tulla. Ta neelas alla. Oli viha, sõnas ta veel. Mina kuulasin ja mõtlesin, et kordumine pole draama, vaid puhas faktiraamat. Isa lükkas end toolil veidi ette. Me ei küsi raha. Ainult kohta, kus ennast korraks koguda. Te küsite ju ligipääsu, vastasin ma jäiselt. See oli teistmoodi, nad ei vaielnud selle vastu. Ühe hetke jooksul kujutasin ette nende asju mu magamistoas, nende hääli mu köögis, mu äratuskoodi ümberseadistamist, mõte surus rinna kokku. Saadan sulle infot pikaajalisemate üürimajade kohta, pakkusin. On olemas ka programmid eakatele, keda ähvardab sundväljatõstmine. Mina olen juba uurinud, ütlesin. Sa juba uurisid, imestas mu ema. Jah. Sa kavatsed eitavalt vastata. Jah, kavatsen jääda kindlaks. Mu isa hõõrus käsi kokku aeglaselt, pingutusega. Sa ei usalda meid. Ei. Sõna ei vajanud täiendust. Mu ema silmad läigatasid, kuid pisaraid ei tulnud. Kas ka teie vanemad, alustasin rahulikult, mitte sarkastiliselt. Nad vajusid veidi taha. Sa oled külm, sosistas mu ema. Mina olen selge. Järgmised 10 minutit kulgesid ilmselgete punktide läbi, logistika, praegune olukord, midagi liialt süvitsi minevat puudutamata. Kui tõusime, nägin isal hetkeks kahtlust, äkki tahab ta mind kallistada. Ta ei kallistanud. Parkimisplatsil pööras ta veel seljaga minu poole, me tegime parima, mis saime. Nii tegingi, vastasin ja astusin auto poole. Sõitsin koju rahulikult, ei ärevil ega triumfeeriv, lihtsalt kindlalt. Kui jõudsin oma väravasse, tundus maja samasugune nagu hommikul, tellistest fassaad, veranda, vaikne tänav. Parkisin ja võtsin võtmed välja. Sisse astudes oli kõik täpselt seal, kus olin jätnud, köögitasapind puutumata, mööbel samas paigas. Tegin harjumusest alarmisüsteemi logi lahti, tühjus, ühtegi sissekannet. Telefon vibreeris, sõnum mu tädilt, kuidas läks? Vastasin ühe sõnaga, selge. Sel õhtul niitsin esimest korda elus muruniidukiga. Lihtsad liinid, ühtlaselt niidetud heintaimed, korrapärane rütm. 3. ringil sain aru, et ma ei ole enam vihane. Ma ei oodanud nende mõistmist, mu ei lootnud midagi muud. Rõdu ette võetud töö lõppes sujuvalt, veeretasin niiduki garaaži ja sulgesin ukse, klõps. Pühkisin rohuotste eest saapad puhtaks ja istusin verandaastmetele, kuni päike kadus vastasmaja taha. Kohviku kohtumise stseenid jooksid peas üle, ei mingit draamat, ainult faktid. Nad nägid väsinud välja, väiksemad ja ebakindlamad, kui mäletasin. See ei tundunud võitena, lihtsalt loodusseadusena. 2 päeva hiljem helises telefon uuesti. Seekord mu ema. Istusin köögilaua taga, vaatasin treeninggraafikuid. Me leidsime ajutise üürikorteri, teatas ta otsekoheselt. Vaata, ma saatsin sulle pakkumisi, vastasin. Me vaatasime neid ja need ei ole ideaalsed. See naeratas mu hinges, ka minu jaoks ei olnud ideaalne varianti. Ema vaikis hetkeks. Su isa selg on hullem, kui arvasime. Ta ei suuda enam pikki vahetusi seistes vastu pidada. Kas ta on töövõimetuspensioni taotlenud? Ei taha. Ei ole minu otsus. Ta hingas sügavalt, kauguses kostis televiisor või liiklus. Me ei saa sellest päevast lahti, ütles ta vaikselt. Sina olid sel ajal väljas. Ma kuulasin. Ta jätkas, me arvasime, et kui me ehmatame sind, lähed ritta. Ritta? Küsisin ja kuulasin vaikust. Vaevu nähtuvalt peegeldus sülearvuti ekraanil mu rinnamärgi auaste.
Te ei hirmutanud mind, ütlesin, justkui püüdes seda endalegi tõestada. Nemad olid minust eemale tõmbunud. Vaikus. Me ei arvanud, et valida armeed meie asemel, sosistas üks. Ma ei valinud armeed teie asemel, vastasin rahulikult. Nad jäid mõtlikult vaikima, siis lõi ema lõpuks käe vastu lauda. Me püüame, kostista. Siis püüdke edasi, ütlesin ja kõne lõppes. Sel õhtul kohtusin noore sõduriga, keda sundisid vanemad koju ärisse appi tulema. Nad ütlevad, et võlgnen neile, kurtista. Sa ei võlgne kellelegi oma tulevikku, vastasin. Aita, kui tahad, aga mitte sellepärast, et sind on nurka surutud, ta noogutas, nähes, et nõuanne pärines elukoolist. Nädal hiljem saabus isalt sõnum, müüme enamiku mööblist maha, ma jäin hetkeks ekraani vahtima. Mööbel läheb, majatugi seisab edasi. Veidi aega hiljem lisandus, võib-olla kolime sinu lähedusse. Rohkem töövõimalusi, lugesin teate läbi veel kord, vastasin ettevaatlikult, kolimine ei muuda mu piire, tema 3 kriipsu kadusid ja jäidki kaduma. Elu rullus edasi rutiiniga, väliharjutused, öösiti küberkaitseõpe Gibilli toel. Hommikud varased, õhtud struktureeritud. Rutiin andis kindluse. Ühel laupäeval sõitsin kodulinna Vana-Bangaarve sulgemise paberimajanduse pärast. Kohtuhoone parkla tundus väiksem, kui mäletasin. Ukse poole astudes märkasin nende siluette trepile toetumas, vaheldumisi kaustale pilku heites. Nad nägid mind nähes üllatunud välja. Sa oled siin, isa pilk oli kohmetunud. Paberitööd, vastasin ja nemad noogutasid. Viimased dokumendid majast, lisas ema madalal häälel. Seisime 3 inimest, mineviku sidemed hõredad, aga ikkagi olemas. Isa sosistas, näed hästi välja. Kui ise ütled, kostsin. Ema hingas sügavalt. Kas sa vihkad meid, ta ei esitanud süüdistust, vaid otsis vastust. Ei, vastasin ja pilk jäi kaugele vaatama. Miks sa siis ei aita, küsis ta vaikselt. Mõtlesin hetkekese. Sest aitamine tähendaks eeldust, nagu poleks midagi juhtunud. Nad ei vaielnud. Isa puhkes, arvasime, et vajan teid. Vajasin, kui olin 17, ütlesin ja sõnad langesid raskelt õhku. Ema õlad lõdvenesid. Me ei saa muuta, mis juhtus, lausus ta leebelt. Vaikus valitses, kuni isa ütles, otsime korterit. Väikese, taskukohase. See kõlab hästi, nõustusin. Oluline on, et oleksite stabiilsed. Teie tee on teie oma. Sisenesime hoonesse, kõndides küll eraldi, aga piisavalt lähedal, et tunduda koosolijatena. Siseruumides ruttasid paberid kiiremini, allkirjad, initsiaalid, templid, failid, kõik oli lõpuks paigas. Süsteemid liiguvad edasi, olenemata sellest, kas keegi on selleks valmis või mitte. Kui astusime hoovist välja, tardus mu ema hetkeks. Me ju püüdsime, sosistas ta lõpuks. Ma tean, vastasin ma ja seekord tundsin iga sõna. Püüdmine ei kustuta tehtud jälgi, aga annab neile mõtte. Mu isa noogutas vaikselt. Sa ehitasid midagi, tõdes ta. Jah, ilma meie abita. Isa jäi vaikseks, sest vastu vaielda polnud. Seistes seal 3 peale tundsime vaikset kokkulepet, meie suhe ei saa enam kunagi samaks. Ilma kallistusteta, ilma lavalise draamata, lihtsalt teadmine, et kõik on teisiti. Õhtul ma läksin tagasi oma majja, päike libises mööda maantee siluette ja värvis taevavõlvi soojalt oranžiks. Sõitsin etteotsa kohale, jäin korraks autosse istuma, kuni verandalamp sisse lülitus. Astusin trepist üles, avasin ukseluku ja astusin sisse. Lokk. Uks kinni. Võtmed lauale. Kõik oli automaatne. Rutiin ei ole kunagi kirglik, aga see hoiab turvalisena. Majast lehmas värske värvilõhn ja niidetud muru, eelmisel nädalavahetusel olin lõpuks tühja külaliste tuba üle värvinud. Heledad toonid, midagi silmatorkavat polnud, lihtsalt puhtus. Vahetusriideid seljast võtnud, keetsin kiire kana riisi köögviljaõhtu, see on toit, mis ei vaja hinge investeeringut. Samal ajal kui riis vaikselt aurustus, skriinisin oma postkasti, tööuuendused, kursuste teavitused, mitte ühtegi sõnumit vanematelt. See oli uus muster. Viimased nädalad olid vaiksed olnud, mured ei küsinud enam öösel luba, tekstid ei nõudnud kiiret vastust.
ka mu tädi oli saatnud krõbeda teatise, nad on rentinud väikese korteri linna ääres, taskukohane, hallatav, õige. Lühike ja asjalik. Hommikul PTL juhatasin ma koosseisu ringtreeninguga. Üks värskest pritsmest võitleja ei jõudnud tempos püsida. Tõmbasin sammukest aeglasemaks ilma silmandagi pöörata. Hoia rütmi, ütlesin talle ruttamata. Ta noogutas, hing joonistas valusaid jooni õhku. Pärastlõunal büroos vormistasin sõduri puhkuseavalduse paberid, põhjus, perehäda. Allkirjastasin koheselt. Ükskõik, kes on seljas vormiriietus, pereprobleemid ei peatu. Õhtul istusin köögilaua taga, sülearvuti lahti, silmitsesin taas oma rahalist ülevaadet, hüpoteek ajakavas, arved automaatsed, säästud kasvavad, krediidiskoor tõuseb vaikselt nagu vesitammis. Edasiminek ei karju, ta väljendub numbrites ja harjumustes. Helises telefon. Ema lühisõnum, me oleme paigas. Väike, aga meie oma. Lugesin seda 2 korda. Väike, aga meie oma, rohkemat polnudki vaja. Vastasin, see on hea. Juba 3 punkti vilkusid ekraanil. Oleme palju mõelnud õigemini sellele, kuidas me käitusime. Võib-olla ei pidanud lukke vahetama. Otsekohene ja lihvitust vaba. Tegin pausi. Siis kirjutasin, aitäh, et seda ütlesid. See polnud veel andestus ega taaslülipüüe, lihtsalt tunnustus möödunule. Mõne hetke möödudes tuli uus sõnum. Osa 19 jagatud 20. Ma ei uskunud, et sa suudad. Vaatasin ringi oma kodus, lauda, diivanit, seinale kinnitatud raamitsed, sertifikaati oma viimasest koolitusest. Ma tegin ära, vastasin. Ilma liialdusteta. Järgmised päevad möödusid pingevabalt, töö, jõusaal, toidupood, muruhooldus, igapäevane elu. Laupäeva hommikul sõitsin ehituspoe poole, et osta uus lukustusesine esiku ukselt. Mitte sellepärast, et vana oleks katki, vaid et soovisin seda ise paigaldada. Müüja ulatas mulle kasti ja küsis, kas vajan õige mudeli valimisel abi. Ma saan hakkama, vastasin kindlalt. Kodustele naastes eemaldasin vana luku ettevaatlikult. Kruvid välja, plaat ära, mehhanism vabaks libiseb. Paigaldasin uue luku aeglaselt, järgides sammu-sammult juhiseid. Kui viimane kruvi kohale jõudis, testisin lukku. Sujuv pööramine, kindel klõps. Sulgesin selle seestpoolt ja seisin seal hetkeks. Ei olnud tagasiulatuvat hetke, ei dramaatilist muusikat peas. Ainult lihtne arusaam, et see uks toimis, sest ma tegin selle toimima. Hiljem pärastlõunal helistas mu isa. On natuke aega, küsis ta. Jah. Me ei palu midagi, kiirusta öelda. Tahtsin lihtsalt, et teaksid, me oleme korras. Olin rahul. Ta viivitas hetkeks. Sa ei ole meile võlgu, ütles ta. Nüüd ma näen seda. See lause ütles rohkem, kui ükski vabandus oleks suutnud. Ma ei ole teile võlgu, vastasin. Aga ma ei pidanud ka teid vihkama. Ta naeris lühidalt, peaaegu häbelikult. Arvan, et me mõlemad õppisime midagi. Tõepoolest. Rääkisime veel paar minutit ilmast, tema füsioteraapiast, minu töögraafikust, täiesti neutraalsed teemad. See ei olnud soe ega külm, see oli tasakaalus. Kui telefoni pauk ära käis, jalutasin läbi majja ja kontrollisin aknaid. Mitte hirmust, vaid harjumusest. Kõik oli turvaline. Õhtul istusin rõdul, klaas vett käes ja vaatasin tänavalampide süttimist. Üks paar jalutas oma koera mööda meie maja. Auto sõitis aeglaselt mööda tumedat muusikat mängides. Tavaline elu. Mõtlesin tagasi sellele teisipäevale aastat tagasi, kell 15:47. Lukustatud uks, prügikotid, sõna somnus. Nad olid öelnud, et pean eluga hakkama saama. Ma sain hakkama. Mitte täiuslikult, mitte dramaatiliselt, vaid tasakaalukalt. Ma ei saatnud $5000, ei lasknud neil mu külaliste tuppa kolida, ei teesklenud, et midagi ei olnud juhtunud. Selle asemel ehitasin midagi. Sees oli mu telefon veel kord vibreerinud. Olen sinuga uhke, oli mu ema kirjutanud. Ilma tingimuste ja palveteta. Ma ei hakanud seda üle analüüsima. Aitäh, vastasin. Läksin tagasi tuppa, lukustasin ukse ja kustutasin tuled ükshaaval. Maja vajus tagasi oma tavapärasesse vaikusesse.
keegi ei saanud mind sellest kohast välja lukustada. Mitte sellepärast, et ma oleksin tugevam, vaid et mina olin vastutav võtme eest. Inimesed arvavad, et kätte maksmine peab olema valju. See ei pea olema. Mõnikord on see lihtsalt valik mitte kordata seda, mis sind purustab. Mu vanemad lukustasid mind 17-aastaselt välja ja toppisid mu riided prügikottidesse. Nad ütlesid, et ma ei tohi kunagi tagasi tulla. Pikka aega arvasin, et nende vale tõestamine tundub dramaatiline. Aga see ei olnud. See oli tasakaalukas. See oli nagu varahommikune otsekorraldus, allkirjastatud paberid ja uks, mis lukustub seestpoolt. Enamasti lõpevad perekondlikud kättemaksulood sellega, et keegi kaotab päris kõik. Minu loos nii ei läinud. Ühtki vangiprotsessi ei toimunud. Keegi ei pidanud vihmas tänaval alandlikult palvetama. Kõik sai alguse hoopis kontrolli tagasivõtmisest. Ühel hetkel lõpetasin ootamise, et keegi lauliks mulle loa kuuluda. Raha või tüli pärast polnud see küsimus, konks oli mu peas, kus süütunne ja kohustused kandsid samanimelist mantlit. Õppisin eristama, mis päriselt on mu viga ja mis minu vastutus. Ja mis peamine, piire seades ei kandnud ma välja kellelegi karistust, vaid hoolitsesin enda eest. Piirid ongi oma sisemise maailma hooldus, mitte piin. Kui keegi on sind pidanud kuulutama ülilinte sõlmima, üksi, loodan, et minu kogemus tuletab meelde, üksi olemine ei tähenda üksildust. Vastupidi, see on vabadus valida, kes sinu elus püsib ja kes lendab mööda. Sina valid. Kui see lugu kõnetas sind, tule kanaliga liitu. Jagame siin päris, maast laeni perekonna traagika keeriseid ja sõjaveteranide teekondi ilma ilustuste või otseteedeta, ainult tõeline kasv, saamata kergelt. Kui oled läbi teinud perekonnadraamasid või tõstnud oma elutükkide viisi lahti, oled õiges kohas.